ma mõtlen, et nad võib-olla pikka tutvustust ei vaja, aga ma ikkagi põgusalt siis ütlen üle, et Merle Kurvits on Operaili tegevjuht. Jüri Raidla, kas sa tahad, ma tutvustan sind? Emeriitadvokaat. Vastab tõele. Põhiseaduse isa. Ei vasta tõele. Riigireformi autor. Osaliselt vastab tõele. Väga hea. Ja Viljar, kas sa oled olnud elus ainult ettevõtja või oled sa kunagi riigipalgal ka olnud? Kui sinna alla lugeda riigifirmade nõukogus töötamine, siis jah, aga muidu tahaks ikka ennast eraettevõtjaks tituleerida küll. Ei, siis ametniku vaimu sinu sees küll ei ole. Hea küll. Aga arutleme. Me oleme hommikust saati siin kuulnud eelkõige energeetika väljavaadetest ja selle võimalustest ja mõjudest, kui me räägime tööstusest või ettevõtlusest laiemalt. Aga energeetika on siiski vaid üks osa sellest, kuigi väga mõjus ja selles ma arvan, et me ei vaidlegi, mis mõjutab ettevõtluskeskkonda, mis siis omakorda peaks meile tooma selle suure õnnistatud majanduskasvu, mida me kogu aeg ootame. Ja seetõttu tahaks teiega rääkida natuke laiemalt regulatiivsest keskkonnast ja sellest, mida jutu lõpuks võiks muidugi jõuda ettepanekuteni, mis me siis ikkagi täna peame tegema, et ettevõtlust paremini toetada. Aga ma tahaks alustada sellisest laiemast pildist ja kuna meil on suurepärane võimalus Jürit siin laval omada, siis järgmiseks pooleks tunniks, siis kas sa äkki avaksid selle, et milleks üleüldse meil kogu seda regulatiivset keskkonda on vaja ja mis on selle eesmärk, ja miks see tundub triviaalne küsimus, et liiga lihtne, eks. Aga mulle tundub, et me oleme teekonnal natuke ära eksinud. Et miks me neid loome üleüldse? No esmalt tuleb ikka alustada sellest, et Eesti põhiseaduse järgi meil on tegemist õigusriigiga. Ja õigusriigi pidamine, õigusriigi juhtimine käib läbi õiguse. Kui ta läbi õiguse ei käiks, siis meil oleksime märksa suuremate probleemide ees, kui me võrdleme seda, kus me täna oleme seoses üle reguleerimisega. Nii et õigusloome kaudu see asi toimub. Küsimus, mille üle me ilmselt peaksime täna arutlema, on ju see, et kas meie õiguslik reguleerimine on mõistuspärane või ta on muutunud millekski selliseks, mis on muutunud iseenda vastandiks, iseenda antipoodiks. Ja kahjuks selles osas me oleme sellesse olukorda jõudnud küll. Ma vaatasin mõningaid märkmeid enne tänast paneeli. Ja üsna täpselt 10 aastat tagasi, 18. septembril 2015 toimus tollase Riigikogu esimehe eestvedamisel õigusloome konverents. Ja tol korral oli mul samuti võimalus olla laval ja tookord ma esitasin teesi, et 90. aastatel oli meie õigusloomel 2 eesmärki, oli hävitustöö ja ehitustöö. Ja ütlesin, et nüüd see aeg on möödas, et hävitustööd enam ei ole tarvis teha. Ma eksisin. Ülereguleerimise suhtes ei ole meil muud varianti, kuid tõepoolest ülereguleerimine tuleb sõna otseses mõttes hävitada. Ja kuidas seda teha, ma ilmselt saan hiljem veel rääkida ja neid ettepanekuid teha. Aitäh sulle. Merle, sina oma ettevõttega Operailiga toimetad sellises sektoris, mis on vist viimastel aastatel päris kõvasti pihta saanud, kui nii otse julgen öelda. Et kuidas sa tunned täna Eestis selles valdkonnas tegutsedes, et kuidas see regulatiivne mõju on sinu igapäeva tegevusele? Ja tõsi ta on, et raudtee vist on üldse kõige tugevamini pihta saanud valdkond üldse viimase 10 aasta jooksul, alates siis pronksiööst, kui me nii võime öelda. Et jah, kui me siia lisame kõik need regulatsioonid, mis on täiendavalt tulnud nii riigi poolt kui ka Euroopa Liidust ja võtame siis paralleeli sellega, et täna raudtee endiselt toimib ju Vene õigussüsteemis, kus juhtimine toimub endiselt Venemaalt, ehk me peame jälgima mitmeid regulatsioone, täiendavaid, mis tulevad Eestist. Ja kui siia juurde veel panna, et Rail Balticu lisandumisega tuleb veel üks regulatsioon, siis tunnen hirmu küll, et milliseks see tulevik kujuneb väikse Eesti ettevõtte jaoks. Aga õnneks meil on siin Jüri ja Viljar, kes on ette võtnud ühiselt riigis selle korra maielöömise regulatsioonide valdkonnas. Et Viljar, kas sind võib nimetada Eesti Elon Muskiks?
Loodan, et mitte, ma kindlasti ei ole nii geniaalne ega nii ekstravagantne. Aga mida me seal teeme ja me vaatame seda, kuidas saaks siis nagu neid regulatsioone vähendada, aga tegelikult üks asi, mida ma ei kujutanud ette. Nüüd, kui me loeme neid ettepanekuid, mis meil Jüriga laekuvad läbi erinevate erialaliitude, siis imestusest on mul korduvalt kulmud kohtunud juuksepiiriga, kui vaadata seda, mis on alles peale tulemas. Et mis on kuskil vastu võetud, mis on Eesti üle võtnud ja pole veel jõustunud, et tegelikult meie töö ei ole täna mitte enne kõike bürokraatia vähendamine, vaid nii-öelda peale tuleva bürokraatiaga selle mahasurumine ja see on olnud väga-väga raske. Ma ei tea, miks see küll Eestis niimoodi on, et kui me vaatame neid Euroopa Liidu direktiive, siis mida seal öeldakse, on kõik kordades pehmem kui see, mida me oleme siseriiklikult kehtestanud ja see ei ole mitte erand, vaid see on täielik reegel. Et selles suhtes ma seda kõike nähes ja nüüd seda üritades valitsuse neid ettepanekuid koos Jüriga teha, et me oleme saanud ettevõtjat umbes 600 ettepanekut, Vabariigi Valitsus heaks kiitud nendest osaliselt või täielikult 112, see on väga tore, aga jõustunud on täna ainult 17, et selles suhtes nii-öelda, et tõekriteerium, nagu klassikud ütlevad, on ikkagi praktika, et meil on siit veel palju minna. Aga see, ma arvan tegelikult, see, mis ettevõtluskeskkonda palju rohkem mõjutab, on see, millest me ei räägi või mida me ei oska rääkida, mida kuskil vastu võetud ja kohe hakkab jõustama, et see on tegelikult täiesti ühe sõnaga väljendus õudne. Jüri, kuidas nii saab juhtuda? Sest võiks ju olla ka täiesti teisipidi, et regulatsioon ei võta elu juhtimist üle. Ma markeerin praegu veel Viljari avaldust anonüümse viitega viimasele nõukoja koosolekule, kus me kuulasime ära mitmete liitude, ettevõtlusliitude esindajate ülevaadet probleemidest ja ettepanekuid. Ja siis üks üdini edukas Eesti ettevõtja, see ei ole tsitaat, küsis retoorilise küsimuse, kas siin toas on veel kedagi, kes soovib ettevõtlusega jätkata. Ja see ei olnud mitte üksiku inimese selline emotsionaalne puhang, vaid see oli nüüd ikkagi tõeline pilt. Nüüd, kui vastata täpsemalt nüüd sellele küsimusele, siis siin ma saan jälle abi otsida õiguskantslerilt, kes on toonud välja mitmel korral ja seda ka Riigikogu ees esinedes, kus ta on ka seda ülereguleerimist väga põhjendatult ja tugevalt tümitanud, on välja toonud ka selle, et Eesti ametnikud ja Eesti poliitikud loomulikult sealhulgas jätavad tegemata oma töö või teevad seda väga nõrgalt siis, kui on õige aeg seda tööd teha, nimelt siis, kui Euroopa Liidu õigusakte ette valmistatakse. Pärast seda, kui need on juba vastu võetud, on Eesti kui liikmesriigi võimalused neid eirata või neid pehmendada erakordselt tagasihoidlikud. Kas ma lähen korra sammu tagasi. Tol hetkel, kui see efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda peaministri poolt kokku kutsuti, siis anonüümselt siin ruumis on mitmeid inimesi, kes peegeldasid mulle selle peale, et see on järjekordne jututuba. See on lihtsalt asja pärast, et ehitada näilisust. No ma nüüd korra võtan väljaspoolt, ma ei lase praegu Jüril ja Villeril vastata, vaid Merle, sina oled nüüd väljaspoolt seda jälginud. Kuidas sulle tundub, kas aasta hiljem meil on siin näilisuse ehitajad või sa näed päriselt, et sealt on tulemas selliseid tulemusi, mis võivad positiivselt mõjuda? No mulle esiteks kodaniku ja ettevõtjana on väga huvitav olnud jälgida, mis ettepanekud on tulnud, mida on menetletud ja see ülevaade tegelikult ministeeriumi kodulehel on päris hea ja ülevaatlik olnud. Et siin võib-olla paralleeli tõmmata siis ka teiste ministeeriumi ja ametnike suunas, et kui nii selgelt oleks eesmärgid püstitatud, et oleks väga hästi. Aga kui niimoodi kõrvalt vaadata, siis tegelikult nii nagu Viljar enne mainis, et me tegeleme täna sellise hügieeni küsimusega. Et see ei ole püsiva konkurentsivõime loomine, sealt edasi peaks hakkama ikkagi midagi hoopis teistmoodi tegema. Et see ei tekita meile püsivat konkurentsivõimet praegu. No tõsi ta on, et kõigepealt tuleb pea puhtaks pesta ja siis saab edasi liikuda, et kuidas sellega läheb teil seal, Jüri? Ma arvan, et täna on praegu veel vara kiita või laita. Tõehetk ilmselt saabub kuskil järgmise aasta Mihklipäeval. Ärgem unustagem, et see, mida praegu nõukoja poolt nagu tehakse, see on niisugune paras kafkalik paradoks. Reguleerijad on poliitikud ja ametnikud. Reguleeritavad on ettevõtjad ja kodanikud.
reguleerijad kutsusid reguleeritavad appi, et hakata dereguleerima. Kuid selle peale hakata mõtlema, siis on ju kõigepealt vaja uurida seda, et aga miks me üldse sellisesse olukorda oleme jõudnud. Ja teiseks, nüüd me jõuamegi võib-olla ühe põhituumani on see, et tohutu suur hulk ettepanekuid on praegu tehtud, need on väga erineva kaalukusega, erineva detailsusastmega. Mitte ühtegi neist ei tohi ignoreerida, kuid me peame silmas pidama seda, et kui me tahame ikkagi selle dereguleerimisega edu saavutada, siis meil on vaja üheaegselt tegeleda kahe asjaga. Esiteks, olemasoleva üleregulatsiooni hävitamine, ma kasutan teadlikult väga karmi sõna, aga teiseks meetmed, et järgmist dereguleerimise vooru vältida. Ja see on nüüd palju keerukam ja see nüüd puudutab selliseid ettepanekuid, mis on ka juba nõukogust läbi käinud, mis on ka nõukojas saavutanud juba konsensusliku heakskiidu, kuid millest ei räägita, mille suhtes valitseb kõrvulukustav vaikus ja need on sellised ettepanekud ja seisukohad, mida nimetan mina mängu muutvateks. Ja vaat nende mängu muutvate ettepanekute saatus, see selgub järgmise aasta Mihklipäevaks. No aga mida me peame siis tegema, et sellised olukorrad ei saaks uuesti korduda, sest päeva lõpuks inimesed on inimesed, nende käitumisharjumused, see, kuidas nad oma tööd teevad, muutuvad mitte üleöö. Et kuidas te saate seda üldse tagada? Jaa, et kuidas me saame tagada, ega no, loomulikult, kui me oleme erasektoris, ega me ei saagi siit otseselt tagada, kuidas avalik sektor töötab, aga mis on olnud nagu, võib-olla tuues teile ühe hea näite. Täna, kui te Aripäeva hommikul lugesite äkki, kes lugenud, ühesõnaga esilugu räägib seal siis Maarjamäe Eesti näituste territooriumile rajatavatest või mitte rajatavatest kortermajadest ja nüüd on tehtud vist Tallinna linnavolikogu tegi otsus, et seda ikkagi tehta, see selleks, kas see on õige ja vale, ma ei anna siin nagu hinnanguid, aga see protsess käis 20 aastat. Me tähistasime eelmine nädal 34. taasiseseisvumise aastapäeva ja 20 aastat oleme siis arutanud ühe või teise maa küsimuse üle, eks. Et vaata, kui eraettevõtja pöördub riigi poole, siis olgu riik siis kohalik omavalitsus või keskvalitsus, ministeerium, amet, kes iganes, siis vastus, mida sa ootad, on jah. Nüüd paremuselt teine vastus on kiire ei. Ja kõige hullem vastus on see, et sa ei vasta. Me näeme lihtsalt seda, kuidas näiteks planeeringute alal, ja see oli minu jaoks täielik üllatus, ma kogu aeg arvasin, et see on nagu nii-öelda ehitus- ja kinnisvaraettevõtjate traagika, aga ei, sellega tõid esimesena välja nii ka metsandus, põllumajandusinimesed kui tööstusettevõtjad, et lihtsalt massiliselt ei täida riik oma enda kehtestatud seadusi. Ja ma arvan siit ka, mida kolleeg Jüri ütles, et mis need mängumuutud ettepanekud on, ja siin ma tsiteeringi Jürit ennast, kaks, ütleme, väga lihtsalt asja oleks, nagu Jüri ettepanek oli lühendada kõiki haldusmenetluse tähtaegu 2 korda Eestis ja kui mõni avalik siis õiguse kandja ei anna oma kooskõlastust või vasta tähtajaliselt, siis vaikimine tähendab nõusolekut. Et tegelikult paar väga lihtsat asja, mis muudaks mängu üle välja. Et see on lihtsalt tuues üks näide. Aga see, mida ma su jutust kuulen, on see, et meil on siis, kui öeldakse kiire ei või kiire jaa, või isegi kui see kiire on, ütleme, mõistliku aja jooksul, see tegelikult tähendab seda, et olgu ta siis kohalik omavalitsus või riigi tasandil, selle jaa või ei ütle ja võtab vastutuse. Nüüd, kui me räägime sellest, et midagi kestab 20 aastat, siis see justkui viitab sellele, et kuskil on keegi, kes ei julge otsustada või siis on protsess ja süsteem liiga kompleksne. No, planeeringute osas, kui võtta sama näidet laiendada, siis ei peagi otsustama. Et kui on kehtestatud seadus, aga seda antud menetlustähtajad, aga riik seda ei täida, Tallinna linn või Tartu linn või ükskõik, võtame mõned suuremad omavalitsused, kus see probleem on kõige teravam, nad ei täida seda sellepärast, et nad ei pea täitma, nad saavad seda lihtsalt niimoodi teha. Ja no nüüd me tegime näiteks planeeringute osas 50 ettepanekut, mis on mängu muutvad. Riigikogu esimees on meil täna siin, töö algab Riigikogus vist ülejärgmine nädal, siis on seal menetluses planeeringute seadus, mis siis tegelikult võiks seda mängu ideaalis muuta, nii et loodame, et need asjad saavad täidetud ja kui sa ütlesid, me kogunesime aasta tagasi, ei, me kogunesime 6 kuud tagasi ja meil on siit minna veel aasta. Siis me lõpetame oma töö 6 kuud ennem üldvalimised, nagu peaminister Michal on öelnud, et 6 kuud ennem valimisi räägivad ka targad inimesed rumalat juttu, et me üritame siis selleks ajaks nagu oma töö kokku tõmmata ja selle järel võiks teha järeldusi, kas me oleme millegi hakkama saanud või ei ole.
Aga võib-olla see, et mulle tundus, et see on kestnud terve aasta, tähendab lihtsalt, et te väga head tööd teinud, sest et see on nii kaua kestnud. Aga Merle, räägi korraks oma kogemusest, et kas sulle tundub, mis seda venitamist põhjustab? Sest et küsimus ei ole ainult ülereguleerimises, vaid teine pool selles on ka selge teekaardi omamine, kuidas üks või teine regulatsioon tekib või sind ja sinu äri mõjutama hakkab. Siin võib-olla esimesena, et hästi tihti jääb meil, eriti viimasel ajal, puudu sellisest visioonist, ja seda just riigi tasandil. Et kuhu me pikas perspektiivis jõuda tahame, peale selle siis visioon, sealt edasi eesmärgid, ametniku vastutus seal juures. Et ma ei usu, et siin saalis on väga palju ettevõtjaid, kes vastutust valmis võtma ei ole. Ametnike tasemel täpselt samamoodi peab see vastutus olema tulevikus võetud, seda saab kindlasti reguleerida ja välja mõelda, millised need süsteemid peaksid olema, aga tänasel hetkel, kunagi kuskil on kasutusele võetud selline termin nagu on ettevõtjad ja maksusõltlased. Ehk et need maksusõltlased, kes siis ettevõtjate toel toimivad, peaksid täpselt samasuguse vastutuse võtma oma töö eest, kus nad ettevõtjate heaks tööd teevad. Jüri, sul oli enne juba sõna. Jah. Ma tahaksin võib-olla jõuda nüüd ühelt poolt valitsuse kiitmiseni, mis võib tunduda üllatavana tänases päevas, ja teiselt poolt ka võib-olla konkreetsete meetmeteni, kuidas siis ikkagi võiks olukorda parandada. Kus ma tahaksin valitsust kiita, on eeskätt see, et praegu on meil välja pakutud minister Pakosta poolt printsiip üks sisse, üks välja, mis tähendab seda, et iga uue koormava regulatsiooni kehtestamise korral tuleks mõni eelmine koormav regulatsioon tühistada. Ma tean juba ametnike kriitikat sel teemal, ei ole võimalik ju täpselt mõõtma hakata, aga täpselt mõõta ei olegi tarvis, küsimus on mõttesättmuses ehk eesti keeles sõnas mindset. Ja nii kaua, kui see mõttesättumus ei muutu ei poliitikutel ega ametnikel, nii kaua mingisugust massilist ja olulist dereguleerimist ka ei tule, aga igal juhul see, et praegu selline printsiip on omaks võetud, on suurepärane. Nõukoda tahtis küll printsiipi üks sisse, kaks välja, sellepärast, et üks sisse, üks välja säilitab status quo, aga ei muuda veel ülereguleerimist põhimõtteliselt nagu väiksemaks. Teine, ma kiidan jällegi minister Pakostat juba teist korda, ta kuulutus välja määruste revisjoni, nagu te ka meediast lugesite, see määruste revisjon võib päädida sadade olemasolevate määruste tühistamisega või siis muutmisega. Aga kui sadu on võimalik tühistada, siis me mõistame seda, et need sajad on ju praegu mõttetud ja takistavad. Teiseks või kolmandaks ma tahaksin nüüd kindlasti kutsuda kõik üles jälgima, kuidas valitsuskoalitsioon oma valitsuse aluslepet täidab. Ja nimelt selles alusleppes on ju kirjas, et 20% tuleb vähendada bürokraatia kulutusi ja 20% tuleb vähendada ametnikkonda. See on valitsuskoalitsiooni kokkulepe, see ei ole mingisugune Raidla raju, mida aeg-ajalt mulle on püüdud inkrimineerida, minu ettepanekud on liiga radikaalsed. Et hoolega tahaks vaadata, kuidas see realiseerub. Nüüd, kuidas asja edasi viia ja parandada, mul on selles osas, ma ei tea, kas oleme ettepanekuteni juba jõudnud? Juba oleme, jah. Okei, siis on hästi. Siin on mul üks lihtsam ettepanek ja üks keerulisem ettepanek. Üks lihtsam ettepanek, mille on meie nõukoda heaks kiitnud ja valitsusele edastanud, on see, et konstitueerida peaministri õigus ülereguleerimise motiivil koos riigisekretäriga tagasi lükata mis tahes eelnõu. Ametnikud suutsid kiiresti vastata, peaministril on see võimalus ka praegu olemas, kuna tema moodustab ja kinnitab päevakorra. Head sõbrad, me kõik saame aru, et üks on päevakorra kinnitamine, teine on seadusest tulenev legitimatsioon, mis tähendab seda, et peaminister saab ka oma auväärt koalitsioonipartneritele öelda, head sõbrad, ma lükkan selle eelnõu tagasi ülereguleerimise tõttu seetõttu, et mulle seadusega antud õigusest tuleneb ka moraalne kohustus. Nüüd see võiks olla nagu mehhanism, kus me reaalselt hakkame ka selle dereguleerimise uut vooru vältima. Aga niisugune mastaapsem ettepanek, mis on ju tükk aega laua peal, mis ei ole kuhugi jõudnud. Eesti 200 võttis küll oma valimisprogrammi koostisosaks selle, kuid sinna ta jäi, koalitsioonilepingusse ei jõudnud. Mis on ikkagi üks suur probleem viimase 10 aasta jooksul, on ministrite valdkondlik ebakompetentsus.
ja ministrite valdkondlik, ma ei räägi inimlikust tarkusest, palun teeme siin väga selget vahet. Ma räägin valdkondlikust ebakompetentsusest, selle tulemus on see, et keegi peab ju otsused ära tegema. Ja otsused teevad sel juhul ära need inimesed, kellel mandaati ei ole, ehk ametnikud. Ja kui valdkondlikult minister ei ole võimeline aru saama, mida ametnikud otsustavad, on see õige või vale, siis tulemuseks ongi järjekordne ülereguleerimine. Sest ülereguleerimise puhul on väga hämmastav asjaolu. Poliitiline eliit ja ametnikkond on mõlemad seda meelt, et ülereguleerimine on neile personaalselt hea. Ja nii kaua see protsess ka sellisel viisil jätkub. Ehk ettepanek loomulikult tuleb see Riigireformi Sihtasutuse kontseptsioonist, lõpuks ma jõuan iga ettekandega lõpuks sinnamaale välja, tuleks ministrikandidaatidele, nii nagu Eesti 200 omal ajal välja pakkus, korraldada 2 avalikku ärakuulamist. 1 Riigikogu komisjonis ja 1 Riigikogu täiskogu ees. Mina olen seda meelt, et normaalne inimene, kelle hulka ma ennast julgen arvata, ei taha minna avalikult ennast rumalaks tegema. Ja järelikult nüüd Riigikogu ees, kui ma pean kõikidele valdkondlikele küsimustele vastama, pean ma olema järelikult piisava pädevusega. Kui ma ise sellest ei saa aru, et ma sinna ametisse ei sobi, siis on olemas erakond, kes võiks öelda, et kuule, Jüri, Jaan, Johan, Kadri, Madli, ei sobi, ära mine. Kui erakond ei saa aru, no siis peaks olema peaministri kandidaat, kes mõistab, et valdkondlikult ebapädeva ministri võtmine valitsusse hakkab teda ennast varem või hiljem piltlikult öeldes professionaalselt saagima. No ja kui peaministri kandidaat ka sellest aru ei saa, no siis on olemas veel Kadriorg, tõsi küll, Kadrioru võimalused on põhiseaduse järgi väga piiratud. No ja kui Kadriorg ka ei saa midagi teha, siis jäämegi sinnamaale, mida omal ajal Hegel ütles. Iga rahvas väärib oma valitsust. Jüri, aga väga hea aplausi koht. Ma tahaks seda mõtet laiendada, et kuidas me saaksime selle sama kvaliteedi küsimuse siis ministrite pealt tuua ka parlamenti. Ma toon nagu elulise näite, et see probleem on märgatavalt laiem, et ma olen käinud viimaste aastate jooksul parlamendis erinevates komisjonides kohtumisel ühe tubli Eesti ettevõtjaga, kes arendab siin Paldiskis ühte hästi suurt auku nimega vesisalvesti ja siis, kui me nendel kohtumistel viibime, ma arvan, et ma olen rohkem kui 1 korra kuulnud sellist lauset, et kui te räägite meile, et see vesisalvesti on nii hea ja vajalik ja sellega kaasnevad sellised suured sotsiaalmajanduslikud mõjud, siis miks seda juba olemas ei ole? Ja vaata, siit hakkab nagu probleem pihta, et kui seaduslooja poolel ei mõisteta, mis on nende roll selleks, et toetada selliste suuremahuliste uute investeeringute siis turule tulekut ja see on ainult üks näide, ma arvan, et me suudame neid rohkem tuua. Õnneks on meil olemas kõrgema võimukandja, kelleks on rahvas. Ja ega siin mingisugust muud lahendust tulla ei saa, ma veel kord 3. korda kiidan Eesti 200 praegu, et ega siin muud lahendust tulla ei saa, kui enne järgmisi Riigikogu valimisi. Ka need ettepanekud, mis praegusel juhul nõukoja poolt lähevad, ma loodan, et nad kõik leiavad aktsepteerimist, ka mängu muutvad, aga kui ei leia mängu muutvad ettepanekud seal aktsepteerimist, no siis tuleb pöörduda rahva poole ja paluda rahval need mängu muutvad ettepanekud läbi viia valimistulemuste kujundamise kaudu. Viljar, sa pead nüüd mõnda teist erakonda kiitma, sest muidu järgmine sinna komisjoni lähete, teil on väike probleem äkki. Ma tegelikult kiidaks hoopis ametkonda ja Eesti ametkonna jäämäe tippu ehk riigisekretäri, kes tegelikult on võtnud väga ettevõtja poolse vaate koos kantsleritega ja tahavad neid asju ellu viia, aga meie teeme ettepanekuid, Vabariigi Valitsus võib neid heaks kiita või toetada, siis on ministeerium, siis on kantsler, siis on asekantsler, siis on ametijuht ja siis lõpuks osakonnajuht. Me peame jõudma sinna alla välja ja sealt peab tegelikult see toetus ka vastu tulema. Aga teine asi, mida ma arvan, me mingit pidi juba saavutame, on see, et need reguleerijad pole andnud endale aru, mida nad nende reguleeritavatega teevad ja üldse täiesti paha aimamatult. Nad ei kujuta ette, mida see regulatsioonide tulv erasektori jaoks tähendab. Nad tegelikult ka ei kujuta ette. Kui sa räägid sellest, nad vaatavad sulle siniste silmade ja ilusa olekuga otsa ja nad ei oskagi selle peale midagi öelda. Näiteks meie väike kooperatiiv Eften Capital, mis Eesti finantsturul on ju tegelikult mitte keegi, me ju rahva käest hoiused ja kogu, me esitame Finantsinspektsioonile 240 aruannet aastas. 20 tükki kuus. Mida nad sellega teevad, nad ise ka ei tea, aga ütled, äkki on vaja.
et no lihtsalt tegelikult ka juba seeläbi, et seda mõistmist tuua nii-öelda just selles kultuuriliselt, üks asi on nii-öelda selle ettepanekute nii-öelda normatiivne pool, mida me ka teeme ja see ongi meie tegelik töö sisu, aga ka seda kultuuriliselt, seda teadmist viia, et kas te saate aru, kui te selle normi kehtestate, siis mida üks või teine asi tegema, ettevõtja tegema peab hakkama, see on tegelikult väga oluline ja ma väidan, et see teadmine on avalikus sektoris ikkagi väga puudulik olnud ja nii, et üritame siin mingit lepitusprotsessi kuidagi paika panna. Jüri. Nõukoda on siin oma ettepaneku juba teinud ja üsna mitu korda ja muideks see on olemas ka praeguses kehtivates isegi seadustes. Aruannet, informatsiooni Eesti Vabariik võib küsida üks kord ja punkt. Ja nõukoda on üksmeelselt selle heaks kiitnud. Nüüd, mida mina väga ootan ja siiralt ootan, sellepärast, et ega siis nõukoda midagi ei otsusta. Nõukoda otsustab ainult seda, milliseid soovitusi, milliseid ettepanekuid teha ja kui soovite, siis selles küsimuses ka riiki õpetada. Aga kuna meie nõustatav on avalik-õiguslik isik nimega Eesti Vabariik ja ta esindab Vabariigi Valitsus, siis valitsusel on põhimõtteliselt 3 võimalust. Arvesse võtta, tagasi lükata või edasi lükata. Ja nüüd, mis puudutab tagasilükkamise või edasilükkamise otsuseid, siis nendes küsimustes avalik-õiguslik isik on rahva ees aruande kohustuslik. Ja seda ma pidasingi silmas, et seda, kas me saame ennast kiita või laita ja seda, kas me saame valitsust kiita või laita, ei oska me veel täna öelda. Seda me oskame öelda ilmselt järgmise aasta Mihklipäeval. Merle, kui palju Operail esitab aruandeid riigile ja mitu neist sulle tundub, et tegelikult on täiesti mitte vajalikud või neid saaks teha lihtsamini? Ma selle täpse arvu kindlasti praegu jään võlgu, aga vähe neid ei ole ja mida väiksem on ettevõtte, seda koormavamaks see muutub. Ja see on tegelikult järgmine väljakutse, et suurettevõtteid Eestis ei ole paraku liiga palju. Ja see koormus, mis on väikesele ja keskmisele ettevõttele, muutub ajas järjest suuremaks, sest tema proportsioonid lihtsalt on liiga koormavad. Väga hea. Siis ma vaatan korra publiku poole. Kas keegi tahab küsida? Nii. Kas nüüd kõneleb Riigikogu esimees või Eesti 200 esindaja? Ma pigem teen siin faktikontrolli praegu, et aitäh Jüri nende oluliste märkuste eest, mis puudutab ministrikandidaatide kuulamist. Et Kristen Michali valitsuse puhul me näeme seda, kuidas uute ministrite puhul valdkondlikes komisjonis need kuulamised ka toimuvad. Ehk siis, et kõik uued ministrid on käinud enne seda, kui nad ametisse astuvad, on käinud valdkondliku komisjoni eest läbi. Mis puudutab nüüd Riigikogu täissaali ees ministrikandidaatide kuulamist, siis see nõuab Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmist ja me oleme siin seda ideed põrgatanud. See on natukene pikem protsess kui lihtsalt selle koalitsioonileppesse kirjutamine ja jõustamine, aga siis, kui uuesti hakatakse 2 kuu pärast mõistlikumat juttu rääkima, nagu siin eelnevalt oli juttu valimistest, et siis mul on kindlasti plaan selle teema juurde tagasi tulla, et arutada siis ka Riigikogu fraktsioonidega, et kas on võimalik mingisugune regulatsioon sisse viia, mis võimaldaks ministrikandidaate enne ametisse astumist kuulata ka Riigikogu täiskogu ees. Tõsi, see kokkuleppimine on keeruline ühel väga lihtsal põhjusel, sest siiamaani Riigikogu kodu- ja töökorra seadust on muudetud ainult Riigikogu konsensusega, ehk siis, et kui kõik fraktsioonid on selles kokku leppinud, siis tehakse ka vastava sisuline otsus ära, aga ütleme niimoodi, et ka see ettepanek ja idee ei ole kuidagi laualt maas. Ma igaks juhul kohe kindlasti ka vastan. Ole hea, vasta. Kindlasti ma vastan ka selle ära, et minu kiidusõnad Eesti 200 ettepanekute suhtes ei olnud seotud sellega, et Riigikogu esimees saalis viibib. Need olid objektiivsed. Nüüd teiseks olen erinevat meelt ka praegu kehtiva põhiseaduse ja kõigi kehtivate seaduste järgi ei ole mitte mingisugust takistust ministrikandidaatide ärakuulamises Riigikogu täiskogu ees, kui seda soovitakse, kui selleks poliitiline tahe on ja kui selleks poliitiline julgus on. Eesti 200 valimiseelses programmis oleks ta enne mulle helistanud, siis ma oleksin saanud soovitada teile ühte protseduurilist viga seal vältida. Nimelt valimisprogrammis on teil kirjas, et ka Riigikogu peaks hääletama. Riigikogu hääletada ministrikandidaate ei saa, küsimus ei ole mitte ajakavas, vaid küsimus on põhiseaduses.
Euroopa Parlamendis hääletatakse volinike kandidaate. Eesti Riigikogus praegu sellist asja põhimõtteliselt teha ei saa ega ka ei tohi teha. Küll aga julgen ma öelda, et ministrikandidaatidele ka hääletamine mõjuks suhteliselt hästi. Kui vaadata akadeemiliste intellektuaalset ja formaalset positsiooni, siis kõige kõrgema intellektuaalse tasemega nende igasuguste formaalsete dokumentide järgi oli Edgar Savisaare valitsus Eestis, kes läbis kõik individuaalse ülekuulamise ülemnõukogu ees ja ka hääletamise. Ja muide, kõik kandidaadid ei saanud ministriks. Nii et selles mõttes see on teatav oluline filter, mis aitab edaspidi kvaliteeti tõsta. Põhiprobleem ei ole mitte seadus, vaid põhiprobleem on erakondade liiga lühikene pink. Ja seetõttu ei ole võimalik piisavalt palju valdkondlikke ministrikandidaate Riigikogu ja kõigi kaamerate ette lihtsalt saata. Me ju teame, mis on tegelik põhjus. Kas me saaksime seadusesse sisse kirjutada kuidagi ka selle, et kõik parteide valimisplatvormid käivad enne avalikustamist Jüri Raidla käest läbi? Ei saa, Jüri Raidla ja kellegi teise suhtes ei saa seda kirjutada sisse, nii nagu ei saa ka kirjutada ministrite kvalifikatsiooninõudeid sisse. Ja küll, järgmine küsimus Erki Raasuke ja siis Jaak Aaviksoo. Ja aitäh väga hea debati eest. Ma olen ka vaadanud, Merle viitas sellele, et väga hea ülevaade on nendest või sellest tehtavast tööst ja nendest leidudest. Ja ma olen neid lapanud ja kui sa ütlesid, et kulmud kohtuvad juustega, et siis jah, et peavalu saab sealt kiiresti ja väga palju. Ja see koht on see täitsa uskumatu, et mida me oleme tootnud. Ja kõik see on võtnud ju ressurssi, eks ole, et keegi on näinud vaeva, siin käinud protsessid läbi ja seda seal nagu selle jada tagumises otsas seda tappa tundub ka väga nagu mitte praktiline. Kuhu ma tahan välja jõuda on see, et kas te olete suutnud seda kuidagi lahendada, et kuidas ikkagi siis selle mitte vajaliku ja isegi kahjuliku regulatsiooni loomise motiivi, kuidas seda talitseda. Ja kohe ma pakuksin välja vähemalt väikses riigis, meil võiks vastutus olla, siin oli ka vastutusest juttu ennem, et kui te paneksite siin ühe veeru juurde, et need asju, mida nüüd proovite seal tappa, et missuguse kantsleri siis valdusalas või haldusalas need samad rumalused said sinna nagu tekkida. Ma pakun välja, et see nimede korrelatsioon, et see ei ole nagu väga lai on ju niimoodi, et meil tekib seal omamoodi pingerida ikkagi, et kus koha pealt need rumalused on sinna sündinud. Aga tagasi küsimuse juurde, et kuidas seda halba motiivi tappa juba eos? Aitäh! Ja, no eks see on ainult, ega me teame õiget vastust, on see inimkvaliteedi küsimus ja tegelikult me oleme, see kõik juhtus plahvatuslikult viimase 5 aasta jooksul ja tegelikult siis oli avalikkuse tähelepanu hoopis mujal, on ju COVID, sõda ja see, mis selles varjus on kuskil erinevates ministeeriumites, ametites tehtud, see on tõesti nagu arusaamatu, kuidas ka selle ala eest vastutavad ministrid, kelle käest me oleme küsinud, et te olete kehtestanud sihukese nõude, nad siiralt ei teagi seda. Nad tuleb nendele ka uudisena. Et sihukesed olukorda, see on minu praktikas kahjuks nagu ette tulnud ja see tegelikult ongi, et me ka näiteks Euroopa Liidu asjade komisjon parlamendis, kes on tegelikult parlamendis, on tegelikult mõnikord olulisem kui see, mis toimub suures saalis, vabandust härra Riigikogu esimeseks, et ma räägin just majanduskeskkonna seisukohast, et kuidagi need olulised asjad jäävad tähelepanuta ja siis me räägime siin Tervisekassa suvepäevadest, kus kõigil on arvamus, et sealt käib kõigil jõud üle ja kõik saavad seal kohe kiirelt midagi arvata, et see on, ma arvan, see põhiprobleem ja siiski üks asi, see missionäri töö, mida me teeme, on lihtsalt, et tuua seda arusaamist, et mida see regulatsioon tegelikult tähendab, et loomulikult, kui me nüüd lähme nõukogust laiali niimoodi, et me oleme suutnud Tööinspektsioonilt ära võtta õiguse nõuda, ma ei tea, vedelseebi kasutuse juhendit 3-liikmes kollektiivis on ju, siis me oleme nagu selgelt suurelt läbi kukkunud, eks. Aga ma arvan siiski ka see kultuuriline töö ja siin ma tahan tõesti Keit Kasemets väga kiita, et tema nagu on see number 1 missionär seal, aga see vastuseis on vähemalt sama tugev. Jüri? Erki, kiire vastus sulle. Enne kui ülereguleerimise vältimiseks ei ole Eesti riigis olemas selle eest vastutavat isikut, ei muutu mitte midagi. Ja sellepärast ma tulen selle oma lühikese ettepaneku juurde tagasi peaministrile koos riigisekretäriga. See tuleb anda see õigus, mis neil on olemas nagunii, aga nad praegu ei saa seda kasutada.
et lükata tagasi need eelnõud, mis on ülereguleerivad. Muide, sellel eelmisel konverentsil 10 aastat tagasi ma tollasele Riigikogu esimehele ütlesin, see oli vist päris avalikult küsimusel vastatus on, et küll mina tahaksin näha seda päeva, millal Riigikogu esimesel lugemisel lükkab eelnõu tagasi sellepärast, et tegemist on ülereguleerimisega. Esimese 10 aasta jooksul mulle teadaolevalt sellist juhustumit ei ole olnud. Võib-olla järgmise 10 aasta jooksul see tuleb. Aitäh ja aitäh Erki Raasukesele, kes murdis mustri, et küsimusi saab küsida ainult keskmine laud. See ei ole sugugi nii. Ja Jaak, palun lühike küsimus, meil on aeg otsa korral. Lühike küsimus võib-olla nii Jüri Raidlale võib-olla kui ka ettevõtjatele, et milliseid võimalusi te näete tegelikult nende regulatsioonide või siis ütleme langetamata otsuste või edasi lükatud otsuste vaidlustamiseks kohtus praeguse seadusandluse raamides, kas või siis viidates põhiseadusele ja regulatsioonide proportsionaalsuse nõudele. Kui neid kaasuseid oleks piisavalt palju, ma arvan, et ka poliitiline mõttelaad võiks hakata muutuma. Kuigi ma olen advokaat, praegu üle meriit, mulle ju vaidlused peaksid kohutavalt meeldima. Aga häda on selles, et ma olen ka enda arvates vastutustundlik kodanik. Loomulikult kohtupraktika on tähtis ja kohtupraktika on ju ka kujunemas, aga seda, et me suudaksime läbi kohtute dereguleerimist läbi viia, seda ma ausalt öeldes küll kuidagi ei usu. Ilmselt olete ju kõik tähele pannud seda, kui põhjalikke ettekandeid Riigikogu ees ka ülereguleerimise küsimuses on teinud õiguskantsler Ülle Madise, kes on kahtlemata tänases päevas üks paremaid Eesti riigiõiguse ja põhiseaduse tundjaid üldse. Riigikogu kuulab ära, üldsus kuulab ära, kuid pärast seda ei ole ju midagi muutunud. Me mäletate, meil on olnud nõukojad, eks ole, justiitsministri juures, meil on olnud justiitsminister, kes on öelnud niimoodi, et tema põhiülesanne on selle seadusloome hammasrataste vahele liiva loopimine. See oli tsitaat. Meil on olnud Riigireformi sihtasutus, meil on olnud igasugu initsiatiive, aga häda on selles, et nii kaua, kui ei ole tipust väga selgelt olemas nii-öelda poliitilist tellimust ja poliitilist tahet, nii kaua see protsess lihtsalt ei jõua kuhugi välja, sel lihtsalt põhjusel, nagu ma enne ütlesin, poliitilisele eliidile on ülereguleerimine seetõttu hea, et tegemist on mugavustsooni säilitamisega. Ametnikkonnale on ülereguleerimine suurepärane sellepärast, et tegemist on ametnikkonna taastootmise vahendiga, kusjuures kasvavas dimensioonis mitte vähenevas. Need kaks imelikku motiivi saavad omavahel kokku ja enne kui ei tule selgelt poliitilist tahte väljendust, on mul väga raske kodanikuna loota, et oluline muudatus saab toimuma. Ma olen veendunud, et nõukoja tegevuse kaudu teatav hulk olemasolevaid mõttetuid ja kahtlasi ja kehvasid regulatsioone tõepoolest ka tühistatakse. Kas viiakse läbi ka mängumuutvad muudatused, seda ma täna veel ei tea. Ma loodan, kuid ma ei ole veel kindel. Aitäh, seda ka lisada. Ainult võib-olla lühidalt, et ettevõtjatelt seda kahjuks oodata ei ole, et ettevõtjad on ratsionaalsed majandusagendid, et sa vihastad riigi peale või omavalitsuse peale, aga see viha ei saa kunagi olla nii pikk, mis kannastaks üle 3 kohtuastet, nii et ja kõik advokaatide arved, nii et seda saad kahjuks oodata ei ole. Ma olen nõus sinuga. Aitäh. Hästi kiire lõpuküsimus ja te peate tõesti lühidalt vastama. Et siin samas Pakri poolsaare otsas merest pistab pea veest välja kuldkala ja ütleb teile, kaotan ühe regulatsiooni ära kohe. Mis see on? Ma hakkan siit peale ja saan nii-öelda Jüri aupaistel ennast siin soojendada, et need 2 asja, mis ma ütlesin, haldusmenetluse tähtaegade lühendamine ja vaikimine tähendab nõusolekut. Merle? Saan ainult toetada. Puudutab ju kõiki meid, nii tööstusi kui kodanikke. Nii, kuldkala elu läks just lihtsamaks. Jah, mul oleks hea meel, kui kõik need ettepanekud, mis mängu muutvad olid ja mille nõukoda heaks kiitis, läheksid käiku. Aga kahtlemata oleks see kuldkalaka see, kui Eesti riigis tegelikult hakatakse realiseerima printsiipi 1 sisse, 2 välja, mis tähendab, et iga koorma regulatsiooni asemel mitte tühistatakse 1, vaid 2, sest see toob kaasa dereguleerimise. Ja see kuldkalaka on võimalik üles leida, kui ta hoolega vaadata, sellepärast, et küsimus on selles, et kõik poliitikud, Riigikogu, ma loodan Riigikogu esimees võtab selle oma päevaplaani, kõikides eelnõude seletuskirjades
peab olema põhjalikult ära näidatud see, kuidas lisaks koormavate normide kehtestamisele on koormavate normidega tühistamine ette nähtud. Miks see on tähtis? See on tähtis sellepärast, et tervele ametnikkonnale, tervele Riigikogule, tervele valitsusele on vaja luua uus mõttesättumus. Kui seda uut mõttesättumust ei teki, siis ma kardan, et tulemustele lootmine on küll väga entusiastlik tegevus, kuid ei pruugi päädida reaalsete tulemustega. Jüri, seda kuldkalale ühe soovi edastamist tuleb veel harjutada. Aga ma võtaks selle paneeli kokku ettevõtja ja noorema põlvkonna filosoofist sõnasepa Nublu sõnadega. Kui tipu sulub tuul, siis meelt ei heida. Aitäh teile! Aitäh!